käisin elus esimest korda Hotpoti restoranis. See on koht, kus sulle tuuakse üks suur pott laua peale ja hakka ka ise endale süüa tegema. Kui meid lauda juhatati, pidime kohe esimese asjana muidugi põlle ette panema, sest siin hakkab ju tõeline kokkamine pihta. Siis tutvustati meile, kuidas siin üldse asjad käivad ja mida me menüüs tellida saame. Esiteks oli vaja valida meile supipõhi. Meile soovitati valida siis üks pool mitte vürtsikas ja teine pool vürtsikas. Ning siis saime hakata valima kõik asju, mida me seal poti sees keetma hakkame. Ja olgem ausad, valik tundus lõpmatu. Seal oli veiseliha, kanaliha, lammas, meraenda, loomamaksa, seeni, pelmeene, köögivilju, kõik. Ja siin on nüüd näha, kuidas meie suur laadung meile lauale saab. Ja teenindus oli ka väga mega. Kõik jõudis meile reaalselt nii kiiresti. Ja kohe algul öelda meile juba, et ma annaks neile kohe teada, kui vürtsikuspool on liiga vürtsikas. Ütlen teile ka kohe ära, et me ei ole pulkade söömisega väga ekspert või ma esimese ribasteigi tükikese suutsin juba kohe meie supi sisse ära uputada. Seda tükikest pidi seal maksimaalselt 10 sekundit sees hoidma ja minu oma sai natukene rohkem seda soojust. Aga lõpetage ära, see liha oli nii maitsev. Aga minu jaoks õhtustaariks olid ikkagi need veiselihapelmeenid, need lihtsalt plahvatasid su suus oma mahladega. Üks õppetund, mis me sealt kohe õppisime, oli see, et palun ärge keetke köögivilju selle spice'is pole, sest köögiviljad imevad seda spice'inessi palju rohkem enda sisse. Sul on põhimõtteliselt võimatu neid pärast süüa. Ise arvasime, et me oleme kõvad spice'i vennad, aga lõpuks palusime ikkagi teenindaja selle spice'i poole natuke vähem spice'imaks. Toidu juurde tellimine oli ka nii mõnus ja lihtne, sest sul oli see tahvelarvuti terve aeg laua peal ja said kas või ühe pelmeeni aval endale toitu juurde tellida. Ja kõhtsais oli ka väga mõnusasti tänu sellele täis. Ja me kogemata tellisime veisemaksa, mis tähendab, ma sain esimest korda elus seda süüa ja ei olnud üldse mulle ning pulkadega pelmeeni välja saamine oli võimatu. Kõik kokku läks meile maksma 70 €, saime nii laheda kogemusi ning kohe kindlasti lähme veel sinna tagasi.